Kaitseväe soov on, et ajateenistuse asujatel oleks vähemalt B1 tasemel eesti keeleoskus. See tähendab, oskab rääkida, kirjutada, lugeda lihtsatel teemadel. Need on kriitilise tähtsusega aastad, kui me vaatame seda rahvusvahelist olukorda, sellepärast me selle pingutuse teeme ja ka sellepärast, et Kaitseväe ajateenistus läheb üle sellele uuele mudelile, kus ei ole võimalik 6 kuuga kutsealusele või ajateenijale õpetada nii eesti keel nullist praktiliselt B1 tasemele, kui ka anda esimesest päevast korralikku sõjaväelist õpet, et ta oleks 6 kuuga lahingvalves või lahingvalveks valmis. Korra see nõue juba kehtestati, aga president saatis eelnõu tagasi, et seos põhiseadusega oleks tagatud. Nüüd otsustati, et tehakse eraldi seadus neile keele selgeks tegemiseks enne kaitseväeteenistust. Täna oli see grupp jälle koos ja me arutasime, et läbi integratsiooni sihtasutuse kuskil 9-kuulised kursused neile, kes ei valda keelt, sellega saab B1-ga nad saavad hakkama. Kuskil 2-3 korda nädalas 2-tunnilised õppetunnid, ma arvan, et midagi halba selles ei ole, et need lapsed, kes ei oska veel keelt rääkida, õpivad ka selle keele just ära. Seda, et keegi saaks jätta kaitseväkke minevata, vaid keele mitteoskamise pärast välditakse. Keeleoskuse kehv tase või puudumine ei peaks Eesti riigi eest kohustusest vabastama, et kui vaja, tuleb enne keelt õppida, siis teenistus ära teha, et ei saa ju nii olla, et keegi ütleb, et ta ei oska keelt ja siis ta ei täida kohustust kas kaitseväes või maksudes või milleski muus, et tuleb selgeks saada ja oma kohustus kaitseväes ka täita. President saatis seaduse tagasi, sest polnud aru saada, ega ometi jää oma kodaniku kohus täitmata neil, kes kaitseväkke kutsutakse, aga keelt ei oska. Ning mis siis, kui pannakse õppima, aga ei kavatse õppida või ei tee lihtsalt eksamit ära. Minu arvates on hea see, et president jättis selle välja kuulutamata selles tähenduses, et see on tekitanud diskussiooni ja pannud ikkagi asjaomaseid instantse, kaitseväge, tegelikult riigikaitsekomisjoni lahendust otsima ja on tekitanud ühiskonnas diskussiooni. Muidu oleks tiksunud see asi siin niimoodi edasi, et nagu on ja ei ole. Ja ega keelt ei oleks selle võrra ju rohkem keegi ära õppinud ikka. Seaduses on ette nähtud ka ajapikenduse taotlemise võimalus, see on olemas. Me oleme võimalikult humaansed, heatahtlikud ja vastutulelikud, aga kui me näeme, et seal on mingisugust lolli mängimist ja pahatahtlikkust ja nii edasi, siis seadus juba näeb ette mehhanisme, kuidas sellega toime tulla. Aastas puudutab see umbes 200 umbkeelset kutsealust. Koos eestikeelse hariduse levikuga järjest rohkemate klassideni loodab riik, et probleem aastate jooksul väheneb niikuinii ja kõik kodanikud oskavad kooli lõpus juba eesti keelt.